Tervist, tervist! Natuke igasugust on siis pealkiri, et siis Merike ja numbrite keel. Nagu te aru olete saanud, siis on nagu mõnusalt päevi vahele jäänud ja justkui ma oleksin kadunud nagu vits vette. Ja mõtlesin, ma tulen nüüd räägin teile ausalt kõik ära, mis on siis vahepeal juhtunud. Teate, ehk siis ma olen ka täiesti tavaline inimene ja olen hästi punes olnud nüüd paar päeva, õigemini 3, täna on 4. päev oma hambavaluga. Ja see hakkas, teate, nagu Tootsil isjas. On selline sõna nagu isjas, ja Toots vist mõtles välja selle isjase nime. Ehk siis see hakkas liikuma mul siit tagant siia. Ja niimoodi ta liikus kogu aeg. Ja siis kuni siia eduhambani ja siis jälle tagasi. Ja ma mõtlesin, et okei, mis siin Soomes on, tavaline asi on ju. On vaja puranat võtta ja siis mingisugust muud asja ka. Panadol. No siis hakkasin neid pumpama. Ma olen tegelikult suht selline rohtude vastane, aga lihtsalt siis, kui nagu vesi ahjus on, siis pole midagi muud kui ainult neid nagu tankida. Noh, sain hakkama ja... Aga eile hommik oli juba nii, et enam hambaid kokku ei saanud. Ja tegelikult ma olen hästi hoolas oma hammaste suhtes. Ma käin neid kontrollimas. Nüüd on tõesti 2 aastat vist vahele jäänud, aga mul oli kõik prima, ütleme siis niimoodi. Ja noh, käisime siis seal ja olime siis seal järjekorras oma elukaaslasega ja teate, mis nagu välja tuli? Miks ma seda kõike räägin? Ma varsti räägin teile, miks ma seda kõike räägin. Ma ei ole üldse absoluutselt mingi hädapunne. Ma olen alati selline elurõõmus ja välja ei näita oma neid asju. Isegi sünnitus oli niimoodi, et arst küsis, et kas teil on kõik korras, et nagu kas mingid valusid ka on. Ma ütlesin, et jaa, et mul on selline tunne, et ma kohe hakkan sünnitama, aga ma lihtsalt on sinna vaikiv kannataja. Et jaa, segamini jutt, kusjuures sind, kui ärritab segamini jutt, siis pane kohe kinni, seepärast, et siit võibki tulla natuke siit, natuke sealt asju. Täna, aga hammaste juurde tagasi tulles, jah. Ja arst ütleski niimoodi, et hambad on korras, tehti pilt, seal on täiesti puhas ja klaar värk kõik. Mingid juureprobleeme ei ole. Hambaaugukest ka ei ole. Ja siis ta ütles, et aga teate, et ei närite. Ma ei tea, kuidas seda nagu ütelda, aga ma isegi soome keeles ei tea. See oli nii kummaline sõna minu jaoks, selline uus sõna. Aga ma nagu närin, puren neid hambaid, vaata niimoodi, närvid läbi äkki öösiti. Päeval olen rõõmus ja siis öösel närin hambaid. No ühesõnaga, see oli selle tagajärg, jah. Ja see oligi siit tagant. Kui selles mul siit nagu lõuvalu täiega valutas, siis nüüd täna hommiku lüppas ta sinna. Siis arst ütleski, ma ütlesin esiteks, et mul on nagu konkreetselt väga happy, seepärast, et kui ma täiesti terved hambad, aga valu on nii, et saad aru, mul selline tunne, et mul juba parem kõrv kukub otsast ära, sest nii valus on. Ja siis ta ütleski, et aga lihvime siis natukene lühemaks need asjad seal. Noh, ja siis tulin koju, oligi nagu natukene nagu hea ja eile veel natuke pumpasin mingit sellist toredat rohukest, aga lõppkokkuvõttes on kõik hästi ja nii. Mina numeroloog, miks ma seda kõike räägin. Teie, kes olete saanud sünnikaardid kirjalikud ja teie, kes te nüüd olete järjekorras, te ka kõike seda saate. Ja seal on selline asi nagu tervise 3 nurk. Ja mina olen sündinud 16. päeval, aga selles sünnipäevast ma ei saa niimoodi lambist ütelda, mis sinu haigus võib olla või haigused võivad olla. See on selline matemaatiline tehe, mis tuleb teha ja kui te olete saanud edukuse koodi, siis see on 1, 2, 3, 4, 5, 5 number. Ja minul on seal 7. Ehk siis kui sinul on edukuse koodis 5 number on 7. Ma muidugi edukuse koodi seletuses räägin teile on ju, millised head lahedad omadused on, et 7 tähendab kvanthüppet ja selline superpupper ja kummivenitaja ja selline asi. Aga ma ei räägi edukuse koodist ja sinu tervisest seal, seepärast, et siin on mingid omad reeglid, mida me kus räägime. Aga kui sul on number 7 ja see 5 number, see tähendab seda, nüüd ma räägin siis teile, millised hädad mul on, et number 1 häda on hambad. Ja tegelikult alateadvuses olen ma siis, kui ma sain vist kas 30 ja pluss, siis hästi hakkasin hoidma oma hambaid. Sest enne seda ma õudselt häbenesin oma hambaid, mul olid kogu aeg on hammastega probleeme olnud. Ja no mis ütleb siis see numeroloogia number mul seal, et hammastega on probleemid ja nii ongi kogu aeg olnud. Nüüd nad on korras ja näete, nüüd tuleb välja, et vanas eas hakkad veel neid närima ka. Kui meest närida ei saa, siis närid hambaid. Noh, ju ta nii on. Ja siis ma tahan ikka päeval ütelda sitast oma mehele, aga vist ei taha välja ütelda. Nii, see selleks ja natuke nalja ka siia. Kes meist ei tahaks vahest ütelda sitasti, kehvasti. Eks me sellised oleme kõik. Endal ikka ütle ju.
okei, nii. Ja siis, mis on siis, kui sul see 5. number on 7, mis sul veel hädad on, ehk siis see, mis minul võivad olla, on siis liigesed. Ja eelkõige siis, mis on allapoole naba, ehk siis jalad. Ja tõsiselt siis ma mäletan nii hästi mingisuguses elufaasis, enne kui ma ootasin esimest last, õigemini temaga olingi rase ja siis mul oli välja ravimata angiin, vist öeldakse niimoodi, jah. Siis ma jäin ratastooli, nii et aitäh selleaegsele elukaaslase, ehk siis laste isale, kes mind talitas ja taltsutas ja süles vedas ja siis ma olin isegi sellega täitsa ratastoolis mingi aeg, uskumatu, eks ju. Aga ju siis see nii pidi minema ja täiesti, kui me imestame numeroloogias, siis see peab täiega paika. Lihtsalt minul ongi vaja käia metsas jalutada kogu aeg, ehk siis mitte jalutada, aga isegi võtta sellised pikemad korralikku kõndimist, ütleme siis niimoodi, ja seda ma oma väikeste putukatega siin teen. Nii, ehk siis sünnikaart vaata. Ja osad on siis mul kliendid öelnud niimoodi, kui nad vaatavad seda sünnikaarti, siis nad ütlevad, et ma ei taha nagu seda uskuda. Ma ütlen, et teate, ma ütlen isegi juba ette need, kes on siis nagu suulised kliendid mul, ehk siis number 1 paketi võtavad, siis ma ütlen ka alati neile ette, et palun kuulake see ära, aga võtke endale sealt, mida te nagu soovite või vajate. Kõige olulisem on see, et mitte sellesse kinni jääda, et seepärast, et vaata osadel inimestel, eriti kellel on sünnipäevas hästi palju 8, 9, õigemini 18 ja 9, siis teie olete sellised inimesed, et te saate ju kõik, mida te tellite. Te veel ise seda ei tea. Kõige hullemad ongi need, kes on 9. päeval sündinud ja 18. Mitte hullud, vaata, aga siis teil on täielik võime olemas. Ja ehk siis, kui te mõtlete, et olete niinimetatud sitamagnetid, siis sellepärast oletegi, et ei suuda aru saada, et te võite endale midagi head manifesteerida. Vot. Ja see on päriselt, seepärast, et mul on praegu üks just klient, kellega ma sain suulise kliendiga ühele poole ja ta on lapse maagiline tädi. Ta lubas oma edukuse koodist rääkida teile, nii et ma arvan, et ma lähipäevil võtan selle ette, seepärast, et see on selline, mida ma pean lihtsalt jagama. Sest see on lihtsalt haruldane, kes ta on selline. Ja ehk siis nii, tervise sellest kolmnurgast rääkisin ära. Ja siis ma üleüldse mõtlesin, et teate, viimasel ajal, ütleme selle viimase nädala sees, on juhtunud vähemalt minu elus hästi palju kummalisi asju, ehk siis võib-olla see puudutab ka mind ja puudutab ka kaudsemalt, ehk siis on sellist närvilisust ümberringi. Mõtlesin, et tahaks küsida, et kas teil on ka midagi sellist olnud ja võib-olla sina, kes sa tegeled astroloogiaga, et planeetide seis mõjub siia hästi palju, et oskad võib-olla ise kaasa rääkida, kas praegu on niimoodi, et planeedid natukene vussardavad ja lükkavad asju segamini. Teate, ma tulin metsa, aga mul on see parem kõrv nii tundlik ja praegu ma tunnen, et jumalast palav on. Jah, näete, jälle hüppasin ühelt teemalt teisele, eks ju. Ma olen ikka kohe selline pussar. Aga jaa, et äkki sina astroloog, kes planeedidega tegeled, oskaksid aidata. Ja sina, kes oled nüüd tundnudki, et midagi on elus nagu olnud viimase nädala sees natuke selline kummaline, et äkki aitad meid ka ja räägid meile ka, et on sul olnud, et ma pole ainukene mingi jobukak, kes siin maadleb oma asjadega, et on mul siin igasuguseid väljakutseid olnud nüüd viimastel päevadel, mitte ainult tervise kannalt, aga ka natuke muid asju, selliseid väljakutseid, et kuskilt siit ja sealt on elektrit, ütleme niimoodi, teistel inimestel ja see mõjutab kuidagi kaudselt ka mind, aga mitte absoluutselt numeroloogiaga seotud hoopis teiste inimestega ja see on nii naljakas, et huvi pärast tegelikult ma saaksin kohe sinna ka vastused, kui ma saaksin aru, et mis päeval keegi on sündinud. Aga teate, ausalt öeldes ma ütlen, et ma ei tegele sellega iga päev, et ma kogu aeg tuhniksin, seepärast mul saab energia otsa, et ma olen väga-väga tänulik teile kliendid, kes te olete mind usaldanud ja olete veel järjekorraski seal. Et teiega on nii tore ja teiega on nii turvaline ja ma keskendungi ainult teie jaoks ennast. Et maailmas on küll selles suhtes hästi palju segapudi asju nüüd viimasel ajal olnud, ja mulle tundub, et mida rohkem numeroloogiasse süvenen, seda kummalisemaks asi kõik läheb siin vahepeal, tundub. Jah, las ta olla. Ja, vaat selline segapudi jutt tuli täna, ehk siis tervise kolmnurgast tahtsin tegelikult rääkida, et näed, mis värk on. Ja igal ühel meil on nagu omad asjad sinna kirjutatud. Lihtsalt see 7 ma oskasin selle pärast rääkida, et ma olen ju ennast risti ja põiki kogu aeg läbi uurinud, kes ma olen ja vahest
ma ise mõtlesin ka, ma olin juba selle hammaste värgi endal nagu deleitinud ära, et sellega on kõik jokk korras, vaata. Ma olen nii tubli olnud. Ma näed, vana seas hakkad hambaid närima. Ja siis mis läheb luustikku üle ja siis hakkab seda kulutama ja kõrvani välja ja siis ajud pigistatakse nagu väike rosil lihtsalt sealt välja. Puh! Peab ju olema positiivne. Vaat niimoodi. Ma teen siin siksakke metsas. Tüdrukud on täiesti segamini juba, nad ei tea, kuhu poole nad peaks kogu aeg liikuma. Ja mina olen sulle tänulik, et olid kannatlik. Teate, mul on järjekorras nii head materjalid. Teie number 2, kes te olete oodanud ja oodanud, juba siin tundub nagu kogu igavik. Mul saab teie materjal kohe valmis. Siis mul on juba materjal missioon, ehk siis need numbrid, kui sa liidad kokku seal päev, kuu ja aasta, mis sa seal saad. Ja ka need meistrinumbrid, nii palju olen tagasisidet saanud, et no 11 ja 22 ja 33, need on ju meistrinumbrid, miks sa need kõik kokku liidad? Ja seepärast, et lihtsustada oma elu, aga jaa, te olete meistrid, päriselt olete meistrid. Aga see tähendab seda, et ega sa siis päriselt võib-olla oma elus ei olegi aru saanud, et sul see meistrinumber on ja sa peaksid seda tegema, aga ma ütlen veel kord. Selleks, et elutee numbreid hakata realiseerima, selleks on sul vaja teada, kes sa oled. Ehk siis sünnipäevast hakkab kõik. Ja see ongi nagu nii lihtne, et kuulake neid minu erinevaid videoid, kes sa oled, sellepärast, et kui sa saad lõpuks aru, millised viad sul on, et millega sa pead tegelema, nii nagu mina. Ma nüüd tõsiselt ka, kui sa oled sündinud 16, sul on hea omadus 0-100 nagu niimoodi, kõik kävitad ära nagu enda ümber. Lihtsalt me oleme sellised inimesed, et me suudame tekitada kriisiolukorra elus. See tahaks hästi lihtsa näite nagu tuua teile. Noh, nagu sa ütled, et lähme näiteks sinna või ostame näiteks seda ja kohe nagu otsustadki nüüd selle niimoodi teha, räägid kõik ümberringi ära ja siis lõpuks saad aru, et issand, sa tõmbad ju sellega endale vapse mingisuguse õnnetuse kaela. Aga siis me 16 suudame seda nii kähku teha, et see on ainult mingi sekundite küsimus ja me suudame selle ära teha. Vaat, see oli sünnipäevast. Jah, see oli see, et kui sa saad lõpuks aru, et kus lihtsalt tulebki see energia kohe ära tabada ja nagu kas vaikida või sulguda, see ei tähenda, et see on paha. Tänu sellele energiale saab nagu väga palju ära teha, kui sa tead, mis sinu sünnipäeva tähendus just on. Ja mul on siin hästi palju materjali üleval juba siin kanalil, et sa ei pea selleks üldse kohe sünnikaarti endale tellima, aga mis ma tahan ütelda, meil on tegelikult ju teenustes erinevaid pakette, et igale rahakotile nii nimetatud. Muidugi see, mida ma ütleksin, et kui üldse mina näiteks soovitaksin, kui sa juba tahad endale midagi tellida seal, siis mina ütleksin, et see korralik sünnikaart, kus on kõik asjad olemas, siis see on nagu okei. Ja me tuleme vastu erinevate maksmiste osas, saab jagada 2 ossa, 3 ossa. Seepärast, et kui sa võtad ainult tervise kolmnurga, aga siis sa lõpuks ju sellega saad aru, millest sa nagu ära pead hoiduma, aga sa ju ikkagi ei saa teada, kes sa oled. Seepärast, et paljud asjad on ju teineteisega seotud. Vot. Aga ega midagi, lennuk tuleb. Vaadake, kui palju aega meil oli, jah? Aga Ameerika numbrite keel ja kommenteeri. Mega võit! 13 minutit vaikust, tšau!